Kas oled ka kunagi porgandipeenrast välja tõmmanud mitte ilusa sirge porgandi, vaid midagi, mis näeb välja nagu väike kombitsatega olend? Üks haru läheb vasakule, teine paremale, kolmas keerab end ümber kivi. Porgand on karvane, kõver, lõhenenud ja puhastada on teda paras tüütus. Kui see on tuttav pilt, siis ära kiirusta seemnepakki süüdistama. Enamasti ei ole asi sordis. Asi on mullas, külviajas ja selles, kuidas me porgandile kasvuruumi anname. Porgand on väga aus köögivili. Ta näitab kohe välja, milline oli peenar. Kui muld oli kõva, kivine või tükiline, kasvab ka porgand kõver. Kui muld oli sügav, õhuline ja ühtlane, siis on palju suurem võimalus saada sile, pikk ja ilus juurikas. Räägimegi täna sellest, kuidas kasvatada Eestis sirget porgandit, mitte näituse jaoks paberil, vaid päriselt oma koduaias, meie kevadiste, külmade, savikate muldade, vihmade ja lühikese suve tingimustes. Kui ma ise aiandusega alustasin, tegin sama vea, mida teevad väga paljud. Mõtlesin, et kui tahan suurt porgandit, tuleb talle palju süüa anda. Panin peenrasse värsket sõnnikut, lisasin väetist ja ootasin sügisel uhket saaki. Aga maa sees tuli välja mitte porgand, vaid terve punt kõveraid ja harulisi juurikaid. Mõni nägi välja nii imelik, et seda oli lausa kahju kööki tuua. Alles hiljem sain aru ühest väga tähtsast asjast. Porgand ei vaja esimesena mitte palju toitu, vaid vabadust. Ta vajab võimalust kasvada otse alla. Porgandi juur alustab oma elu väga peene niidina. See niit liigub allapoole ja otsib niiskust. Kui ta kohtab teel takistust, näiteks savitükki, väikest kivi või kõvaks vajunud mullakihti, siis ta ei suru sellest lihtsalt läbi, ta hakkab takistusest mööda minema. Just sel hetkel hakkabki juur hargnema. Ühe sirge porgandi asemel saad 2 või 3 haru, vahel lausa terve habeme. Sellepärast ütlen ma alati, et porgandi puhul on kerge muld tähtsam kui kallis väetis. Kui maa on õhuline ja pehme, läheb juur alla nagu nuga läbi või. Kui maa on kõva ja tükiline, hakkab porgand võitlema. Ja võitluse tulemus on tavaliselt kõver porgand. Eestis on paljudes aedades muld üsna raske, eriti seal, kus on savine maa. Kevadel on see märg ja kleepuv, suvel võib pärast kuivaperioodi muutuda kõvaks nagu tellis. Sellises mullas ei tasu imesid oodata, kui peenart korralikult ette ei valmistata. Porgandi peenar tuleb läbi kaevata sügavalt, mitte ainult pealt rehaga üle siluda, vaid päriselt sügavalt kobestada. Hea eesmärk on vähemalt 30–40 sentimeetrit kobedat mulda. Kui kasvatad lühemaid sorte, saab hakkama veidi vähemaga, aga pika porgandi jaoks peab juurel olema tee lahti. Muld võiks peenras olla selline, et see pudiseb käes laiali. Mitte suurte klompidena, mitte kleepuva savina, vaid õhulise ja peenena. Kui sul on raske savikas muld, lisa jämedamat liiva, hästi lagunenud komposti või neutraalset turvast. Eesmärk ei ole teha mullast tolmu, vaid muuta see poorseks, et õhk ja vesi liiguksid. Väga oluline on üks asi. Ära pane porgandi peenrasse värsket sõnnikut. See on sirge porgandi suur vaenlane. Värske sõnnik paneb porgandi hargnema. Juur saab liiga tugeva tõuke, kasv muutub ebaühtlaseks ja tulemuseks on karvased, kõverad, harulised porgandid. Kui tahad mulda sõnnikuga parandada, tee seda eelmisel aastal mõne teise kultuuri all. Porgandile sobib ainult täiesti kõdunenud kompost, mis on juba mullaga sarnane. Kui peenar on valmis, tuleb mõelda külvile. Paljud teevad siin väikese vea. Tõmmatakse vagu, visatakse seemned sisse ja kõik. Aga kui vao põhi on ebaühtlane, satuvad seemned eri sügavusele. Üks jääb 1 sentimeetri peale, teine vajub 4 sentimeetri sügavusele. Siis tärkavad taimed eri ajal. Tugevamad hakkavad nõrgemaid varjutama ja tulemus on ebaühtlane peenar. Mina teen nii. Kui vagu on valmis, vajutan selle põhja kergelt lauajupi või rehavarrega kinni. Nii tekib ühtlane külvipõhi. Siis jäävad seemned samale sügavusele ja tärkamine on ühtlasem. Porgandi külvisügavus võiks olla umbes 1–2 sentimeetrit. Kergemas mullas võib veidi sügavamale,
raskemas mullas pigem madalamale. Kui seeme pannakse liiga sügavale, ei pruugi väike idu üldse pinnale jõuda. Kui seeme jääb liiga pinnale, võib kevadine tuul ja päike selle lihtsalt ära kuivatada. Eestis on külviaeg eriti tähtis. Meie kevad võib olla petlik. Päike paistab, aednikul tekib juba suur tahtmine külvata, aga muld on tegelikult veel külm ja märg. Sellises mullas porgand küll vahelt ärkab, aga aeglaselt ja ebaühtlaselt. Varajase porgandi võib külvata kevadel, kui muld on tahenenud ja soojenenud. Tavaliselt on see aprilli lõpus või mais, sõltuvalt aastast ja piirkonnast. Lõuna-Eestis saab vahel varem alustada. Põhja-Eestis ja rannikul tuleb tihti kauem oodata. Aga kui sinu eesmärk on ilus, sirge ja hästi säiliv talveporgand, siis ära kiirusta. Väga hea aeg põhikülviks on mai lõpp või juuni algus. Mõnel aastal sobib ka juuni esimene pool. See võib tunduda hiline, aga Eesti oludes on sellel oma loogika. Selleks ajaks on muld juba soojem, öökülmade risk väiksem ja porgand hakkab kasvama ühtlasemalt. Ta ei pea külmas mullas vinduma ega iga paari päeva tagant ilmamuutustega võitlema. Soojas mullas liigub juur kiiresti alla. Kui kasv ei peatu, tuleb porgand sirgem ja siledam. Lisaks sobib hilisem külv hästi säilitamiseks. Selline porgand valmib sügisel, kui ilmad on juba jahedamad ja püsib keldris või hoiukastis tihti paremini kui väga varane porgand. Muidugi tuleb arvestada sordiga. Hiliseks külviks vali sort, mille kasvuaeg mahub meie suvesse. Eestis ei tasu võtta väga pika kasvuperioodiga lõunamaiseid sorte, kui tahad kindlat tulemust. Vaata seemnepakilt kasvuaega ja vali sort, mis jõuab septembriks või oktoobri alguseks valmis. On olemas ka talikülv. See tähendab, et porgand külvatakse hilissügisel, kui maa on juba jahe ja seeme enam idanema ei hakka. Selline külv võib anda väga varajase saagi, aga sellel on oma riskid. Meie talved on viimasel ajal ettearvamatud. Kord on külm ilma lumeta, kord tuleb sula ja vihm, kord külmub peenar uuesti. Seemned võivad kannatada ja kevadel võib muld peenra peal tihkeks vajuda. Talikülvist saadud porgand sobib pigem varaseks söömiseks, mitte pikaks säilitamiseks. Mina jagaksin külvid 2. Väike peenar varajaseks porgandiks kevadel, et suvel oleks midagi värsket võtta. Ja põhikülv mai lõpus või juuni alguses, et saada ilusad ja tugevad porgandid sügiseks ning talveks. Aga ka ideaalne peenar ja õige külviaeg ei päästa saaki, kui edasi tehakse 2 levinud viga. Need on vale kastmine ja liiga tihe külv. Alustame kastmisest. Porgand ei armasta seda, kui teda iga päev ainult pealt natuke niisutatakse. Kui kastad vaid mulla ülemist paari sentimeetrit, harjub juur otsima vett pinnalt. Siis ei ole tal põhjust sügavale minna. Tulemuseks võib olla lühike ja jäme porgand, mitte pikk ja sirge. Parem on kasta harvem, aga põhjalikumalt. Vesi peab jõudma sügavamale, umbes 20 sentimeetri kanti. Siis liigub porgandi juur niiskuse järele alla ja kasvab pikemaks. Samas ei tohi minna teise äärmusesse. Kui lased peenra täiesti kuivaks ja siis annad korraga väga palju vett, võib porgand lõheneda. Pärast pikka kuivust imeb juur kiiresti vett sisse ja koor ei jõua kasvuga kaasa tulla. Nii tekivadki sügavad praod. Eesti suved on erinevad. Mõnel aastal sajab liiga palju, mõnel aastal on juunis ja juulis pikk kuiv periood. Seepärast ei saa kasta ainult kalendri järgi. Vaata mulda. Kui pealmine kiht on kuiv, aga sügavamal on veel niiskust, ei pea kohe kastma. Kui muld on ka sügavamalt kuiv, anna vett korralikult. Teine suur teema on vahekaugus. Porgandiseeme on väike ja seda on lihtne liiga tihedalt külvata. Alguses tundub, et pole hullu. Las kasvab rohkem, küll pärast vaatab. Aga porgand ei armasta kitsikust. Kui taimed kasvavad liiga lähestikku, hakkavad juured üksteist segama. Nad suruvad, keeravad ja otsivad ruumi. Tulemus on väiksem, kõveram ja kehvemini arenenud porgand. Harvendamine on porgandi puhul väga tähtis. Esimest korda harvenda siis, kui taimedel on juba päris lehed olemas. Jäta taimede vahele umbes 2 sentimeetrit.
teine harvendamine tee siis, kui porgandid on juba veidi tugevamad. Lõpuks võiks taimede vahe olla umbes 5–7 sentimeetrit, sõltuvalt sordist. Ära kisu harvendamisel taimi hooletult välja, sest võid kahjustada kõrval kasvavate porgandite juuri. Tee seda rahulikult, niiske mullaga ja ettevaatlikult. Kui sa ei taha harvendamisega palju vaeva näha, kasuta seemnelinti. Neid müüakse aianduspoodides, aga saab ka ise teha. Porgandiseemned pannakse sobiva vahega õhukesele paberiribale ja kinnitatakse näiteks tärklise kliistriga. Siis asetad lindi vao põhja, katad mullaga ja seemned on kohe õige vahega. See on lihtne nipp, aga säästab palju närve. Kui sinu aias on põhjavesi kõrge või maa on väga raske, tasub porgandit kasvatada kõrgpeenras. Kõrgpeenar soojeneb kevadel kiiremini, vesi ei jää nii kergesti seisma ja juurel on rohkem ruumi allapoole liikuda. Eriti hästi töötab see savise maa puhul. Nüüd räägime veidi rahvatarkustest. Eestis on aednikel alati olnud oma nipid. Mõni neist töötab väga hästi, mõni on pigem harjumus kui teadus. Üks levinud arvamus on, et kui külvata külvikalendri või kuufaaside järgi, tuleb porgand ilusam. Mina ütleksin nii. Kuu ise ei võta mullast kive ära ega tee savi pehmemaks. Aga inimene, kes jälgib külvikalendrit, on tihti lihtsalt hoolsam. Ta planeerib töid, ei külva suvalisel hetkel, kastab õigel ajal ja jälgib peenart. Seega ei pruugi edu tulla kuust, vaid distsipliinist. Teine tarkus on see, et kui muld sõeluda peeneks, kasvab porgand sirgem. Sellega olen ma täiesti nõus. Kui eemaldad mullast kivid, juured ja kõvad tükid, on porgandil palju lihtsam otse alla kasvada. See on küll töömahukas, aga tulemus võib olla väga hea. Eriti tasub seda teha siis, kui kasvatad pikki sorte ja tahad tõesti ilusat saaki. Kolmas vana nipp on kasvatada porgandit koos sibulaga. Sellel on loogika olemas. Porgandikärbes ei armasta sibula lõhna ja sibulakärbes ei armasta porgandi lõhna. Täieliku kaitset see ei garanteeri, aga segakülv või kõrvuti peenrad võivad kahjurite survet vähendada. Porgandikärbes on üks põhjus, miks porgand võib koledaks minna. Kahjustatud juur hakkab halvasti kasvama, tekivad käigud, plekid ja deformatsioonid. Eestis võib porgandikärbes olla tõsine probleem, eriti vanades aedades ja kohtades, kus porgand kasvab igal aastal samas paigas. Ära kasvata porgandit mitu aastat järjest samal peenral, vaheta kasvukohta. Hea eelvili on näiteks kartul, kapsas, kurk või kaunvili, kui muld ei ole pärast liiga värskelt väetatud. Sama koha peale tasub porgand tagasi tuua alles mõne aasta pärast. Porgandipeenart aitab kaitsta ka katteloor või putukavõrk, eriti kevadel ja suve alguses, kui kahjurid liiguvad. Kui kasutad võrku, pane see kohe pärast külvi, mitte siis, kui kahjur on juba kohal. On ka ütlus, et varajane porgand tuleb tihti kõveram ja hilisem porgand ilusam. Selles on meie kliimas palju tõtt. Varajane külv satub kergemini külma, märga ja tihenenud mulda. Hilisem külv läheb juba soojemasse ja stabiilsemasse keskkonda. Kui peenar on hästi ette valmistatud, võib hilisem külv anda väga ilusa tulemuse. Võtame nüüd kogu jutu kokku. Kui tahad sirget, pikka ja siledat porgandit, ei ole sul vaja imesorti ega salajast väetist. Vaja on head peenart ja õigeget hooldust. Esiteks, tee muld sügavalt kobedaks. Eemalda kivid, kõvad tükid ja vanad juured. Porgandi tee peab olema vaba. Teiseks, ära kasuta värsket sõnnikut. See teeb porgandi haruliseks ja koledaks. Kasuta ainult hästi lagunenud komposti ja sedagi mõõdukalt. Kolmandaks, külva õigel ajal. Varajase porgandi võid teha kevadel, aga talvevaru jaoks on Eestis väga mõistlik külvata mai lõpus või juuni alguses. Neljandaks, kasta harvem, aga sügavamalt. Ära harjuta porgandit pinnalt vett otsima. Samas ära lase peenart kivikõvaks kuivada. Viiendaks, jäta taimedele ruumi. Liiga tihe külv annab väikese ja kõvera porgandi. Harvenda õigel ajal või kasuta seemnelinti. Ja kõige tähtsam mõte on see. Kui porgandi juur kohtab takistust, hakkab ta hargnema.
Sinu ülesanne on need takistused ära võtta. Pehme muld, ühtlane niiskus, õige külviaeg ja piisav vahe taimede vahel teevad suurema töö ära. Siis on sügisel hoopis teine tunne peenra juurde minna. Tõmbad porgandi mullast välja ja näed pikka, siledat, tugevat oranži juurikat. Mitte juhuslikult, vaid sellepärast, et sa andsid talle õiged tingimused. Soovin sulle ilusat porgandisaaki ja olgu sel aastal sinu peenras rohkem sirgeid porgandeid kui kunagi varem.